Mugavustsoon teeb inimese nõrgaks. Nõrkus loob ebakindluse. Ebakindlana elades muutub elu maitsetuks. Enamus inimeste vaikimisi seisund on pidev sisemine pinge, rahutus, hirmusigune ärevus, väsimus, kurnatus ja pidev vajadus puhkuse ja turgutuse järele. See pole juhuslik, see on märk sellest, et me ei ela teadlikult. Sügav põhjus peitub selles, et me ei anna endale aru, mida me valime. Me ei teadvusta, et kogu meie elu on üks ainus pidev valikute jada ja need valikud toimuvad enamasti automaatselt, reflektiivselt, harjumusest. Me oleme nagu masinad, mida juhivad ammu unustatud ellujäämise programmid. Seda nimetatakse autopiloodiks ja see autopiloot töötab ego käsul, hirmu ja ellujäämise nimel. Selle tulemusel muutub elu orjuseks, ärevuseks, sõltuvuseks, pidevaks surutiseks, mida ei saa lõpuni vaigistada ei ühegi reisi, saavutuse ega uue eesmärgiga. Inimene tunneb, ma teen asju, mida ma teha ei taha. Ma elan elu, mida ma tegelikult ei taha. Ma tahan midagi muuta, aga kõik, mida ma muudan, maitseb ikka samamoodi nagu kohustus, mitte vabadus. Ja lõpuks tekib sees tühjus, lootusetus. Tunnetus, see pole minu elu. Aga see elu, see täpselt selline elu on loodud läbi miljonite mikrovalikute, mida inimene on teinud poolteadvuslikult, automaatselt. Need väikesed nõrgad valikud, mida me ei märka, määravad kogu saatuse. Ja kui sa ei hakka tegema teadlikke otsuseid, mitte ainult suuri otsuseid, vaid ka kõige väiksemaid mikrovalikuid, seni ei muutu mitte midagi. See on elu, mida juhib mitte sina, vaid su harjumused. See on poolvõimsusega elu. See on elu, mida ei ela sina, vaid su ego. Päriselt elama hakkad alles siis, kui ärkad autopiloodist ülesse. Kui hakkad tähele panema kõiki väikseid valikuid, kuidas mõtled, kuidas reageerid, kuidas valid vaikuses, kuidas valid pinges, kuidas valid väsinult. Sest iga mikrovalik kasvatab kas su tugevust või su orjust. Iga mikrovalik loob elu, mida sa homme elad.